No nii, head messi külastajad, endiselt on veel valida mõningaid istekohti, aga sellest hoolimata alustame meie Tõnis Millinguga jalgratta matkamise juttu ja pean tunnistama nii palju, kui mina sinuga kohtunud olen, ainult ühel korral oled olnud ilma jalgrattata. Et millest selline huvi, küsin kohe siia algusesse, on jalgratta vastu tekkinud? No tegelikult jalgrattaga on sõidetud juba maast madalast, kunagi sain endale školniku sellise ratta ja see ratta selline, kuidas ma ütlen siis, pisik või idu on kogu aeg sees olnud ja ma tean seda, et kui ma kunagi aastal 2000 tegin oma ümberilma reisi küll seljakotiga, mis ei, tookord olid seal muud riiklikud probleemid, siis see pisik jäi mul sisse ka selles mõttes suurelt mõelda jalgrattaga. Ja tegelikult, kui sa küsidki, et kuidas selle mõtte peale tulin, ma ennetan küsimusi juba vaikselt, siis tegelikult kõik see alguse oma 3 aastat tagasi täiesti juhusest, kus nägin siis Raimo Lausmat, kes on sõitnud ka rattaga ümber maakera ja tema see mõte pani mind mõtlemagi, et aga miks mitte? Ja tegelikult ongi see asja point see, et me elame ühe korra elus ja teeme seda, mis meil tegelikult hing ihkab ja süda lubab. Olles ise ka matkamees ja küll tõsi pean tunnistama, seiklen koos teiste inimestega, siis minu jaoks tundub mõneti arusaamatu see soov minna päris üksinda maapeera peale sõitma. Et milliseid eeldusi see inimeselt endalt ootab, ma mõtlen nii füüsilises mõttes kui ka mentaalses mõttes, sest niivõrd pikka aega päris üksinda olla kõikide oma raskuste, rõõmude, hetkedega, mida tahaks maailmaga jagada, on kindla peale ühel hetkel väga raske. Ja see, et oleks tahtnud rääkida oma emotsioone, näidata inimesele, kes sul kõrvale, et vaata kui pinges on, see oleks loomulikult väga suur pluss olnud, aga tegelikult see ongi vast 3 nüanssi, miks ma tegin üksinda. On esiteks see, et väga raske oleks leida inimest, kes on sinuga füüsiliselt samal tasemel. Autosõidu pole füüsika väga palju midagi pistmist. Teine on see, et leia inimene, kellega sa saad 24/7 hästi läbi ja 3. on inimene, kellel on ka see vaba aeg. Ja nüüd tulebki mängu see, et millised on need üksinda olemise probleemid. Ma ütlen sulle nii palju, neid ei olnud eriti. Sest et kui ma sõidan, ma päeval mõtlen kogu aeg selle peale, mis saab ees, mis ees ootab, kus ma ööbin, iga meeter on uus ja ma pean kogu aeg, mul pea käis kogu aeg ja ma mõtlesin võib-olla täiesti omi mõtteid. Seda, et kas ma tundsin ennast üksinda? Ei. Ma kujutan ette, et jalgrattaga matkates muidugi ei ole see üksindus võib-olla niivõrd suur teema, sest tee ääred on ikka inimesi täis, aeg-ajalt satud mõnda külla, mõnda linna, keegi lehvitad vastu, ikkagi tunned ennast nii-öelda sellise tsivilisatsiooni osana. Aga ma siinkohal ei oska ka ise oma enda hirmudest tulenevalt tõmmata ühtegi paralleeli näiteks üksinda ümber maakera purjetamise osas, kus ei ole üldse kuhugi varjuda. Siis ütleme jalgrattaga matkates ikkagi see variant on, et kui sa ühel hetkel tunned, et nutt tuleb peale ja tahaks kellelegi kõik asjad südamelt ära rääkida, jääd õhtul kõrtsi ees seisma ja lähed ja räägid kõigiga. Jah, seda küll, et ega see, ütleme, purjetamine ei oleks kaugeltki mitte minu teema, et see ma ei oskaks seda igav liiv ja tühi väli ainult ümber ringi. Aga ratta puhul tegelikult oli ka see, et kui ma sõidan, siis ma lõpuks ikkagi füüsiliselt väsin. Ja õhtu, kui ma kuhugi maandusin, siis oli hea, et ma sain telg üles pandada, sest et kui sa iga päev ikkagi kulutasid selline 4000, 5000, 6000 kilokalorit, sa oled õhtul suhteliselt süsi ja selle hetkel sa tahadki lihtsalt vajuda ja ega sa väga palju seal mõelda ei saagi. Ma pean tunnistama, et jalgrattaga matkamine on minu jaoks võõras teema ja üks ainuke suuri plusse, mida ma selle juures suudan näha, on see, et jalgratas läheb käima ka siis, kui kogu raha on otsa saanud. Aga tegelikult see vist päris õige ei ole, sest nagu sa ütlesid, 5000, 6000 kalorit päevas kulutada, siis see tuleb ju reaalselt tagasi süüa. Ja siin on veel see osa, et kui sa mõtled küll, et ma söön kvaliteetset toitu, hommikul putru ja nii edasi, siis tegelikult jah, tõepoolest selline Euroopa ei olnud probleeme. Sa leiad ikkagi selle söögi, ma muidugi pole elu sees joonud nii palju Coca-Colat, kui ma selle aja jooksul kokku lõin, sest et minu kodus ei ole kunagi Coca-Colat, aga seal ma pidin seda ikkagi tarbima, puhas süsivesik, ma sõin pitsasid, ütleme nii, et väga palju sõin rämpstoitu. See oli mulle vaja, sest et ma pidin saama kusagilt mingisugustki energiat. Ja kui ma sain, ütleme nii, ma ütlen nii, et kui ma sõin võib-olla sellist ülikvaliteetset toitu võib-olla
2 käe sõrmede peal kokku lugeda, kus ma kellegi sööbisin, kus tehti mulle tõepoolest selline 3-käigune õhtusöök. Aga seda oli väga vähe, üldiselt olid tõepoolest võib-olla pudrud, mida ma ise tegin Priimuse peal, supid, mida ma sain kusagilt osta ja see söök oli väga kaootiline ja ma tundsin ka aeg-ajalt nälga. Mulle just tundus, et kui tavainimene sellist reisi kõrvalt vaatab teadmata tagamaid, siis talle võib tunduda, et see, et inimene läheb üksinda jalgrattaga ümber maakera sõitma, et see on selline profisport, kus kõik kalorid on välja arvutatud, kõik söögiportsjonid on valmis ja siis justkui tundub mingisugune meeletu kogus vajalikku toidukraami, mida on vaja kaasa võtta. Aga sa pigem, ütleme, ei olnudki nende batoonide ja sellise arvutusliku kalori saamise peal, vaid kasutasid juhuseid. Eesmärk oli ellu jääda, saaks lihtsalt kusagilt süüa. Ma võtsin küll kaasa keele ja batoone, aga ma ütlen sulle ausalt, ma Lätis viskasin minema need. Sellepärast ma tundsin seda, et kui ma hakkan neid söön iga päev, iga 2-3 tunni tagant, see ei ole see, mis ma tahan saada. Mul tekkis okserefleks. Ma pigem tahtsin saada seda lihtsat toitu, olgu see kas või rämpstoit, peaasi, et saab mulle mingisugust energiat. Aga tegelikult oligi see, et iga hommikul, kui vähegi võimalik oli, siis ma tegin ise süüa. Ma võtsin Eestis küll kaasa siin Tactical Food Packe ja pudrusid, Heleni täiskarrel ja puder on minu lemmik ja need võtsin kaasa, tänu nendele sain Euroopas päris pikalt hommikul vähemalt korraliku sellise laadungi enda sisse tampida. Kui pikaks need kõige pikemad vahed lähevad? Ma mõtlen, et mingisugune toidu tagavara igaks juhuks peab olema olemas. Et kui autoga matkad, siis tead, et mingi hetke pärast on ikkagi Statoil kuskil oma kabanossiga olemas ja lähima tunni jooksul ikka kuhugi jõuad. Aga jalgrattaga sõites on see tempo oluliselt erinev ja võib-olla ka rajavalik selline, kuhu ei pruugi neid teeäärseid tanklaid nii väga jääda. Ja ütleme, rajavalikut tegin nii, et iga hommikul, kui ma ärkasin üles või eelmine õhtu, ma vaatasin enam-vähem, kuhu ma lähen. Mul ei olnud tõmmatud maailmakaarti peal täpselt seda marsruuti paika ja ma enam-vähem hindasin seda juba 2 päeva ette, et kas see piirkond, kuhu ma lähen, on sealt toitu võimalik hankida. Mul oli alati olemas tagavara šokolaad, vesi, mis oli selline, see oli selleks hetkeks, kui mul tõesti nüüd on kriis käes. Ja ma ikkagi valmistusin ette, jah, tõepoolest. Ma teadsin seda, kui ma peaksin kunagi jõudma siis Gruusias oli üks piirkond, kus ei olnud tegelikult 2 päeva väga midagi süüa osta ja kui oleks jõudnud Turkmenistani, seal on tegelikult selline 5 päeva läbimist läbi kõrbe, et need on need piirkonnad, kus sa pead ette valmistama juba ainuüksi vee tagavara, sest et kui see ratas kaalus, selline keskmine kaal oli umbes 50 kilo koos varustusega keskmine, ehk et maakiri öeldes, et see on 5 maanteratast ja kui paneb veel vee tagavara otsa, siis ma arvan, et mul vahepeal kaalus ratas kuskil 60 kilo ja selle 60 kiloga siis sa pidid sõitma ja see oligi vahepeal selline tunne, nagu sinu jalge all oleks traktor või tank. Aga räägimegi natukene ettevalmistusest. No see ei ole seda sorti sõit, et sa ärkad hommikul üles ja mõtled, et võt homme ma lähen, nüüd hakkan ümber maakera sõitma. Et kui pikk on sellise reisi ettevalmistuse aeg? No ma ütlesin siis, tegelikult selle saab teha suhteliselt ruttu. Esimene moment minu jaoks oli see, et ma lähen, ma pidin endale sisestama selle mõtte, nüüd ma lähen. Nüüd järgmine moment, aga kuidas ma nüüd aasta aega organiseerin ära oma isiklikku elu? Töö, kuna ma ise olen oma enda tööandja, pole probleemi. Maja üürisin välja, koer läks sõbra juurde ja põhimõtteliselt oli tehtud. Vanemad said teada 2 nädalat enne reisi algust. 2 nädalat. Ma mäletan oma ema nägu, ta siis vaatas mulle otsa ja ütles, et jälle. Aga midagi polnud teha. Aga ja nüüd see oli see pool, mis oli selline oma isiklik elu. Ja järgmine oligi kõige suurem oli varustuse hankimine. Et kui nüüd ratast vaadata, siis minu esimene ratas tegelikult oli üldsegi Fuji Touring, mis oli, mille ma ostsin Eestist, aga kuna see ratas oli selline, kuidas ma ütlen sulle, ta vajus läbi, ta oli pehme, siis ma saatsin juba 3 kuud hiljem saatsin 13 erinevale firmale Euroopas välja päringud, palun tehke mulle korralik matkaratas. 9 ütlesid kohe, et me ei suuda. No see oli juba COVID-i aeg ja on tarneraskused ja lõpuks siis jäi see sama Hollandi bränd Koga oma mudeliga World Traveller. No mis ütleb kõik ära.
ja see mudel siis nad tegid spetsiaalselt minu jaoks selle ratta valmis. No aga mina olen oma reisidel kokku puutunud selliste asjadega, kus me oleme tõenäoliselt 3 aastat ajanud erinevaid piirilubasid, et mingitele territooriumitele pääseda ja ka hoolimata sellest, et selle käigus sai lahkelt erinevaid tuhandeid siia ja sinna jagatud meestele, kes lubasid need load ikkagi tekitada, jõudsime me peale pikka perioodi sinna nulli tagasi. Kui sa lähed ümber maakera sõitma, siis sulle jääb tee peale ette meeletu kogus erinevaid riike, erinevaid viisariike, erinevate nõuetega riike. Kuidasmoodi see osa oli ette valmistatud? Kas sul oli kogu maailma viisad endale igaks juhuks passivalikusse ära tehtud või läksid pigem seda rada, et iga piiri peal, kus vaja on, tegeled eraldi? Mul oli tehtud tabel, millised viisad ma saan piiri pealt, millised viisad ma hangin eelnevast riigist. Kuna, nagu ma ütlesin, mul ei olnud väga kindlat seda marsruuti paika pandud, siis ma teadsin seda, et Aserbaidžaani viisa ma hangin Tbilisist, siis Iraan ja Turkmenistan tulevad omakorda samuti Tbilisist. Et ikkagi vaatasin enam-vähem välja selle, aga muidugi olid ka teatud kohad, kus oli pandud piirangud sellele peale, et ma saan sõita sinna ainult lennukiga. Et ei ole seal sellist piiriületust kui rattaga. Aga Euroopa oli ju lihtne, ega siin midagi väga keerulist ei olnud. Schengen riik panid piirist läbi ja muidugi ma ei läbinud väga tihti neid klassikalisi suuri marsruute. Ma läksin kusagilt külas läbi ja sain teada ühtekki, et ma olen Slovakkias. Ma ei teadnudki, et seal vahepeal kusagil piiripunkt oli. Aga see ettevalmistus mul oli tõepoolest olemas täpselt paigas, kus kohas ma enam-vähem selle järgmise 2 või 3 järgmise riigi viisad hangin. Sa küll rääkisid, et sul ei olnud seda teede valikut kaardi peale valmis joonistatud. No riikide valik oli sul olemas, on ju? Mul oli riikide valik, ma teadsin seda, et kui ma hakkan startima, ma võtan suuna Istanbuli peale. Seda aga, milline tee mul ette jääb, milline küla, mul pole õrna aimugi. Ja ma teadsin seda, et ma kusagil ööbin, aga kus kohas ma ööbin, polnud õrna aimugi. Selleks oli olemas mul telk, ma teadsin, et hakkan otsima umbes kella 7 paiku seda telkimiskohta, ja telgimiskoha leidsin, vahe polnud, kus kohas see oli, kas oli kellegi tagahoovis, oli see kusagil metsatukas või ka pargis, et selle mõttes oli ta minu jaoks väga mõnus, et oli hästi kaootiline ja mida vähem seda reisi, võiks öelda, marsruudi mõttes ette valmistajad, seda parem on. Võtadki sellise jämedama liikumise, et alla Istanbuli ja sealt keeran juba ida poole, vaata mis saab. Aga alla Istanbuli poole hakkasid sellepärast minema, et see läheb alla mäge kõik ju? No allamäge ta ei olnud midagi väga, sest et tegelikult siit kuni Poola lõpuni oli mul vastutuul, non-stop vastutuul. Ja siis Istanbulis oli häda selles, et pärast Istanbuli hakkasin sõitma mööda Mustamere rannikut ja see pool Mustamere rannikut, ma ei tea, kas oled sõitnud seal? See on üles alla, autoga ilus, väga lõbus. 50 kilos rattaga oli see paganama keeruline, kui see väljas oli 35 kraadi. Ma ütlen ausalt, ma päris palju ka reaalselt mägede peale karjusin. Mul oli vahepeal niivõrd pissed off nendest mägedest, aga poole pealt läks juba laugemaks see tee. See oli üks uue Ameerika baas oli Sinop oli üks Türgi linn. Sealt läks juba lihtsamaks. Milline see rajavalik üldse olla saab? Ma kujutan ette, tegelikult jalgrattaga matkates üsna tihti, vähemalt Euroopa mõttes, satub erinevatele piirangutele, sest kiirteed mööda sõita ei saa, ei tohi ja tõenäoliselt ei ole ka tervislikus mõttes väga mõistlik. Ja muud teed, vähemalt kui me nüüd võtame siin mingisuguse sellise Portugali, Hispaania, Itaalia rajad, on sedavõrd kõverad, et sa lihtsalt sõidad seda alternatiivset rada, ütleme päevi kauem. Jaa, tõepoolest, ma ütlesin kohe algus ära ka selle, kui ma alustasin ta reisi, minu kõige suurem hirm üldse on liiklus. Ja vast selle reisi kõige hullemad kohad olid tegelikult Läti, Leedu maanteed. Sest häda on selles, et seal teel ääres on 10-sendine valge riba ja sama palju on ka 10 senti asfalti ja siis tuleb kruus. Ja sul sõidad seda Via Baltica, sul rekkad panevad mööda 20 sentimeetri kauguselt ja see oli küllaltki kõhe oli. Ja tõepoolest ma sõitsin nüüd paar korda kiirtee peale ka USA-s vähemalt, kuna seal oleks pidanud tegema sellise 200 kilomeetrise ringi.
et ma kasutasin seda võimalust, mitte kordagi mul ei olnud muidugi ka võimudega probleeme selle koha pealt, ma pigistasin silma kinni ja tõmbasin küüru selga ja andsin hagu, peaasi, et saaks selle kiirteelõigu läbitada, aga samas ta on ebameeldiv. USA-s selle kiirteed olid, seal on meeletu liiklus, suured rekkad, autod, pigem sa muidugi valid sellise väiksema, mõnusama, hubasema tee, olgu see tõepoolest pikem, aga vähemalt saad nautida seda teekonda. Milliseid eeldusi see ootab rattalt? Sa rääkisid rattavalikust, et spetsiaalselt lasid endale valmis vaadata õige ratta, aga ma pean siin juures silmas just seda nii-öelda kaasavõetavate varuosade poolt, et kas see sinu nii-öelda eeltöö eeldas ka seda, et sul oli pandud kõikides ettejäävates riikides ära tähistatud mingisugused rattatöökojad, et sa teadsid, kuhu pöörduda, sest eeldada, et sa lähed niivõrd pikale matkale rattaga sõitma ja mitte midagi ei juhtu, on ka veidi naivine. Ma panin paika küll selle, et mul on Istanbulis esimene suurem hooldus, järgmine oleks olnud juba Delis, siis juba Bangkokis, Singapur ja nii edasi. Aga selle ratta puhul oli, ma välistasin mõne probleemid. Kui sa vaatad ratast, et meil ei ole ketti, meil on rihm hoopis selle asemel ja selle eelis ongi see, et seda ketti ma ei pea, ütleme, rihma ma ei pea puhastama, õlitama, see peab vastu 25–30 000 kilomeetrit. Näed, just nimelt nüüd roosapüks vaatas üle, tunnistas, et jah, nii ta on. Ja muidugi, mis oli veel ratta puhul, et see ratas on terasraamiga, ei ole alumiinium ega moodne karbon, vaid väga lihtne põhjus, et seda ratast saab keevitada igas jumala külas. Et selliseid ma panin küll paika mingil moel varuosade kohad, kus ma saan teha hooldust ja midagi vahetada välja, aga eriti midagi vahetada välja polnud, sest et ta oli suhteliselt pommikinne ratas. Aga liigume siit edasi järgneva põneva teema juurde enne veel. Ma igaks juhuks räägime ära selle loo, et see reis kui selline ei läinud päris plaanipäraselt, vaid siin ulatas kole pandeemia oma sellise kõvera abiga. Jah, tõepoolest, et oli plaanis teha küll selline 30 000 kilomeetrit, tegin ära ainult 13 000 umbes. Ja tõepoolest COVID oli see põhjus, et kui me hästi kiiresti käia korraks maailm läbi, siis ma siit sõitsin Istanbuli, sealt Tbilisi ja edasi tuli mul suur must müür ette, kuna nii Aserbaidžaan, Iraan, Turkmenistan, kõik Pakistan, Hiina, kõik oli kinni. Ja nädal aega üritasin mõelda, kuhu edasi saan minna, sealt ma lendasin New Yorki, pakkisin ratta pappkasti ja New Yorgist hakkasin võtma suuna lääne poole, Seattle'i suunas ja sealt tuli vastu metsapõlengud omakorda ja siis lihtsalt reaalselt öeldi, et mees, sa ei lähe sinna metsapõlengutesse, kuna see pikk, kogu see Montana mäestik, Teravamäed olid, kõik olid seal suure põlengu all aga ikkagi tuli seal selline 3200 kilomeetrit tuli USA-s ja siis ma Minneapolisest sõitsin, lendasin Lissaboni ja Lissabonist panin ühe soojaga, panin juba Stockholmi. Abiks ikka. Ma hakkasin praegu su juttu kuulates mõtlema selle peale, et see jalgratta matkamine võib-olla kõrvalseisjale ei jäta päris sellist muljet, nagu ta on, sest kui inimesed lähevad matkama, siis nad käivad vaatamas erinevaid vaatamisväärsusi, seal on mingi huvitav asi, silt näitab tee juures, et 16 kilomeetrit sinna suunas on mingi põnev asi. Aga mulle tundub, et see jalgratta matkamine ongi pigem nagu selline sihtpunkti poole sõitmine. Ja mul oli neid hetki olukordi küll, kus ma vaatan, et näiteks 2 kilomeetri kaugusel paremal pool on mingisugune lossi märk. Ja siis sa mõtled, et 2 sinna, 2 tagasi, see on juba 4 kilomeetrit ja sa oled juba sõitnud 150 kilomeetrit. Nüüd sa pead veel juurde selle 4 kilomeetrit, see võib tekkida väike selline error ja muidugi, mis oli probleem see, et see koht võis olla imeline, aga ma pidin mõtlema selle peale, kuhu ma ratta jätan. Kuigi mul on olemas siin signalisatsioon peal. Ma näitan. Selleks on, nagu ikka autodel on puldid, on ka sellel, kuula. Panen peale ja tegelikult nüüd antud juhul, kui ma selle ratast hakkan siit lõpuks ikkagi ära viima, siis ta hakkab mul mingi aja pärast lärmama, aga mul on patarei tühi lihtsalt praegu. Et tegelikult selle ratta puhul oli see kindlus, et ma selle ratta ikka ilusti ka pärast tagasi saan,
oi, anna andeks, juba hakkab lärmama, oli seeposa, mul oli küll lukk oli peal ja lisaks oli mul kaasas sellel rattal endal oli kotti ära peidetud üks GPS-seade, Spot Track, ja teine oli siis Garmini InReach, oli mis mul endal kaasas. Et ma ikkagi teadsin seda, et kui keegi selle ratta mul ikkagi mingi aeg pihta paneb, siis on mul see võimalus ikkagi ruttu jälgida, kuhu see ratas mul parasjagu suundub. Nii et suures osas sõitsid ikkagi ette antud või ette mõeldud sihtmärgi poole? Jaa, see, ma ei saa öelda, et see ette antud sihtmärk, nagu ma ütlen, et mul oli Istanbul. Ma võtsin suuna Istanbuli peale, see, et millal ja kus ma ööbin, keda ma kohtan, mul polnud õrna aimugi, aga see oligi minu jaoks mõnus. Ja väga tihti oli ka see, et see oli teetööd, pidin marsruuti muutma jälle uus koht tuleb ette. Mul oli nii, et mul ees jooksis ühe telefoni peal küll üks kaart, kus ma nägin enam-vähem seda suunda ja kaarti ma laadisin siis USB-C otsaga, et mul dünamo on siis esiratta rummu sees. Et ma sain kogu aeg laadida, et ei olnud sellega probleeme, mul oli ka päikesepaneel kaasas igaks juhuks ja päikesepaneeli kasutasin ka võib-olla kokku selline 20 korda. Aga see suund oli Istanbul ja sealt juba lääne Tbilisi peale. Üks asi, mis mind veel vaevab, pigem nii-öelda ka isiklikust vaatepunktist huvitab, on see, et kui sa oled planeerinud endale aasta aega sõita, selle käigus sõita ümber maakera, ja sa lähed selle teadmisega kodust minema, et sa hakkad seda sõitma ja kõik läheb täpselt niimoodi plaanipäraselt ja ühel hetkel ongi ees selline sein, millest enam edasi ei saa, siis kuidas moodi mentaalses mõttes sellest nii-öelda peaaegu reisi katkestamisest välja tulla? See oligi vast selle kõige raskem moment oligi Tbilisis, kui ma sain teada, et see ei ole minu põhjus. Et see on see pagalama COVID, mis paneb mul lihtsalt maama paika kinni. Mul olin füüsiliselt väga valmis, vaimselt, materiaalselt, kõik oli olemas mul. Lihtsalt näiteks Iraani saatkonnaga oli selline vestlus Iraani saatkonnas. Ma küsisin, millal sisse lasete? Nad ütlevad, me laseme sul sisse, kui sa ütled, millal COVID ära läheb. Ja oligi niimoodi, et mul selline küllaltki keeruline oli seda teha, sest et see hetk, kui see kätte jõudis, et ma pean lõpetama siin ja nüüd praegu selle reisi ära, õigemini tegema nagu muutuse. See oli küllaltki karm, aga ma tean seda, et ma selle Tbilisi ja Uus-Meremaa vahelise osa, ma teen selle kunagi ära. See on selline aprilli alguses kuni detsembri lõpuni. Ma arvan, et see osa on meil nüüd saanud selge. Mul on vaja endal seda menetleda, sest olen ka mina sattunud oma retkedel sellistele olukordadele, kus on sein ees ja edasi ei saa ja ma tegelikult tean täpselt, milline see motivatsiooni langus või see enda sisene põrmustumine, ma isegi halvemal juhul ütleks seda niimoodi, mida see endast kujutab. Aga selleks, et minna sellisel pikale reisile, sul oli ka füüsilises mõttes endaga ju midagi vaja teha. Magasid lenks käes öösel, nägid, jooksid ja velotrenasööri peal elasid. Kui siiamaani ma tegin reisini, tegin trenni, ikka käisin jooksmas, sõitsin rattaga, aga ma võtsin tegelikult selline reisist aasta tagasi, võtsin endale treeneri ja rattatreener Karmen Reinpõld, kellega me istusime maha, kuna Karmen tegelikult treenib tippsportlasi. Lähen tema juurde, ütlen, kuule, ma nüüd hakkan sõitma 50 kilose rattaga, tee mind tugevaks. Tema jaoks oli see ikkagi, ta 2 nädalat mõtles ja et kuidas seda teha ja tegelikult me tegime ära ühe testi, minu füüsilise testi rattaga ja aastaga hiljem tegime sama testi ja ütles, et Tõnis, vahe on mäekõrgune. See on see teadlik treenimine ja kuigi selline esimene nädal-2 mul keha ja tagumik ütlesid, mida sa mees teed. Oled sa ikkagi nagu normaalne, aga pärast sellist nädalat 2 sai juba keha aru, et see ongi normaalsus. Ja ma toon selle näite, et kui ma nüüd Istanbulis sõitsin tagasi Stockholmi, siis treener ütles nii, et ma pean tegema vähemalt 1 puhkepäeva nädalas, aga ma ei teinud, ma tegin 1 puhkepäeva kogu selle trassi peale, sest et ma proovisin vägisi ennast sunnida puhkama, ehk et ma panin telgi üles, kõik hommikul võtsin söögid kaasa, olen seal telgi ees, läheb mööda tund, 2, kell 11 panin varustuse kokku, läksin sõitma, sest et keha oli harinud selle liikumisega. Ta oli selline, ütleme nii, et ma olin
nagu selline reisinarkomaan, ma pidin oma doosi kätte saama sellel päeval, kui ma ei saanud, ma muutusin rahutuks. see on tunne, millega ma oskan suhestuda. Ma ühe asja mainin ära siin selle, et vaata see, kui me rääkisime, et miks üksinda ja miks mitte kahekesti, siis ma tunnistan üles seda, et tegelikult see rattareis läks natukene võib-olla spordiks kätte minu jaoks. Sest et ma alati ju tahad ju sõita rohkem, kaugemale ja kui oleks keegi kõrval olnud, võib-olla oleks sõitnud natukene rahulikumalt ja nautinud rohkem, sest et mul päevakilometraaž oli selline, keskmiseks tuli 132 kilomeetrit päevas. Oli seal maksimum oli 194 ja minimum oli Lätis 42. No 42 oli tõesti juba selline, põhimõtteliselt ratas kukub ümber juba, nii aegselt sõidad. See vastutuul ja külm. Aga ma oleks võib-olla tahtnud nautida rohkem, aga ma ei tea, kuidagi selline hea tunne oli sees ja andsid aga agu kogu aeg. No sellest me saime nüüd aru, millised enam-vähem need päevakilometraasid olid. Kui palju ilm seda päevakilometraaži mõjutas? Ma mäletan Raimo Laosmaa jutust seda, kuidas ta läbi Kanada sõitis ühe sama lumetormi pilve all, mis truult temaga kaasas oli terve kogu riigi ulatuses. No ilmaga oli nii, et kui ma siit alustasin 3. mai, siis oli mul, nagu ma ütlesin, vastutuul, mul oli vihm, mul oli külm. Kõik 3 komponenti, mis tegelikult võivad su reisi muutuda ebamugavaks. Mul oli küll väga hea riietus oli, aga ütleme nii, et kui sul kinnas on lõpuks ikkagi läbi märg ja ma mäletan oma 3. tööd, milleks oli mingisugune suvaline nälkijatest kubise maha jäetud küün, kus ma lõpuks leidsin, et see oli ainuke koht, kus oli nagu katus oli pea kohal ja hommikuks oli mul telk oli nälkeid täis, katuse pealt näha ilusti. Ja ma jõudsin koha peale, ma panin lihtsalt priimuse põlema, ma hoidsin käsi ümber priimuse, lihtsalt, et vaata, lõpuks on see kangestunud selline külmast kange rattahoidmiskäsi ja sa saad selle lõpuks see priimuse kohal käed soojaks teha. Et ilm mõjutas küll ja teine pool oli ma ütlesin niimoodi, minu elu, selle reisi kõige kriitilisem tervislik koht oli see, kui ma sõitsin Tbilisi poole, väljas oli 42 kraadi, fikseeris mul ratas ära ja mul oli tuulevaikne, lämbe, mul oli vesi otsas. Ja see oli see koht ühtäkki, kuidas ma tundsin, et kas see ongi infarktieelne seisund. Ma tundsin, mu süda ei olnud mitte siin kehas, vaid oli kusagil väljas. Ja see oli mul alarm, ma pidin tund aega magama ja siis oli okei. Siis ma läksin uuesti selle palavusega edasi. Ehk ma tabasin õnneks ära selle kriitilise momendi, aga ülejäänud tervis pidas briljantselt vastu. Ja seda on rõõm kuulda. Rõõm kuulda on ka seda, et sa ikkagi professionaalset abi või nõuandeid kuuldes lähtusid nii rattavalikust kui ka enda füüsise ettevalmistamisest. Aga millest sa lähtusid matkavarustuse valikul? Sest see on ju selgelt üks kõige olulisemaid asju. Jaa. Matkavarustuse koha pealt täna on tegelikult see palju lihtsam kui 30 aastat tagasi. Kui sa võtad lahti, paned Google'isse rattaga ümber maakera varustus inglise keeles, tuleb su väga palju erinevaid võimalusi liste, sa pead valima välja endale siis parima valiku, sobiliku valiku ja loomulikult siin siis, kui ma hakkasin vaatama, millise varustuse ma saan Eestist, millise mujalt, tõepoolest siis matkasport erinevate inimestega ka konsulteerisin, millist varustus ma saan siit koha pealt hankida ja oluline oli ka selle varustuse puhul see minu tagala. Et kui mul midagi läheb katki, siis mulle saadetakse Eestist kas see lisavidin või muu asi juba järgi. Ja see varustuse hankimine ja komplekteerimine oli ka see, et ma pidin jälgima kaalu. Et ikka asjad oleks kerged. Ma mäletan seda, et USA-s lõpuks ma hakkasin mingit asju ära viskama, mida mul pole tegelikult vaja. Hambaharjal, miks peab olema hambaharjal nii pikk tagumine ots, murrad ära selle 2 grammi kergem kohe. Ja nii edasi, et sul oli selliseid grammi haaval hakkasid jälgima, et saaks kusagil. Näiteks ma isegi olen, näed, see porilaud oli siiamaani, ma murdsin ta siiamaani ära, et leida 5 grammi kaaluvõitu. Mulle praegu su jutu peale kangastus ette Reese Witherspooni film Wild, kus ka noor piiga hiigelsuure kõikide maailma vajalike asjadega teele asus ja siis reisi käigus sai selgeks, et tegelikult 2/3 sellest oli täiesti üleliigne. Jaa, aga
nüüd ongi see moment, et kui hakkasin varustust kokku monteerima, siis tuli mängu ka see, et sul on võimalik ju võtta telk kaasa ja telgi puhul sa pead jälgima samamoodi, sa võid võtta endale kaasa, siin on need 14 kilo kaaluva telgi, peretelgi või võtad kaasa tõepoolest telgi, mis kaalub sul 1,7 kilo, et minu telk oli MSR-i Hupa NX, mis on seal taga ka väljas. Ma räägin selle telgiga ühe loo sulle. See telk oli ülimalt kerge, seal taga ta on just rohelise kattega. Ma ütlen nii palju, et seda telki mul täna ei ole. Selle telgiga ma ise lõhkusin see telgi ära. Väga lihtsalt. Tead, see oli selline lõbus lugu, et ma olin Chicago eel ühes sellises angaaris või selline betoonalus oli, magasin seal. Ja mul võib juhtuda näiteks see hetk, kui sa öösel ärkad üles ja saad aru, et sa oled kusagil kinni. See klaustrofoobia tunne, sul on pime, sa hakkad katsuma, mul on kusagil kinni. Mida ma tegin, seal telgi otsas on sellise pisikene ava, kus on pisikene ava, ja ma pugesin sealt ihualasti välja, Ace Ventura, vaata, kui sa tagant tuleb tagumikust välja, pugesin sealt alasti välja sealt telgist, ma kuulsin, mismoodi see telgi, kõik need alumiiniumvardad purunesid, ma seisin alasti seal selle telgi kõrval ja siis ma ärkasin üles, sain aru, et okei, niisiis on see telk, aga Chicagost ostsin sama telgi uuesti ja läksid elu edasi, aga ta oli tõesti, see telgi puhul oli see, et ma võtsin aega, et kõige kiiremini ma panin selle telgi üles 2 minuti ja 10 sekundiga enne suurt tormi. Vaatasin, viht tuleb peale, ratas seisma, telk välja, valmis. Et ta selle koha pealt oli väga super telk, et ja pidas hästi vastu. Kui palju neid asju üldse oli, mis sai liigselt kaasa võetud, mille vajadust ei osanud arvestada või ei leidnud sellele mingisugust kasutust? Mul oli kaasas ju minekul olid soojad riided, sest tõepoolest ütleme, esimene selline nädal aega ma magasin telgis, mul oli päris jahe, mul on siin kaasas ka tegelikult täna päris mitmed asjad, riietus olid nii sulejope, koreteks, koorikjope, samamoodi ka siis rattakingad, mida ma kasutasin kuni Poola lõpuni ja järgmine kord panin tagasi jalga alles Taanis. Ehk tegelikult mul olid rattasandaalid, olid valdavalt jalas. Et see oli varustus, mis oli vajalik, aga ma vedasin neid kaasas, kuna ma teadsin, et mul ikkagi kunagi läheb vaja neid. Et see oli see paratamatus. Paljud pika otsa jalgsõimatkajad kasutavad sellist võimalust, et saadavad mingisse eesootavatesse postipunktidesse endale pakke, mida siis nii-öelda kohale jõudes avada või sealt enda varusid täiendada ja samamoodi näiteks polaarmatkajad, kes helikopteri pealt lasevad mõnesse kohta toiduvarud valmis. Kas see oli ka selline asi, mida sina planeerisid või sul olid seda meelt, et lähed pigem selle varustusega, mida kavatsed kasutada? Mul oli küll tehtud üks pakk valmis, mille ma andsin vennale, et ta saadaks mulle Singapuri. Et ma olen ette teada, et ma jõuan Singapuri sel ajal, seal oli pakk olemas ja ütlesin ka niimoodi, et kui midagi vaja on, siis saab sinna pakki veel lisada, aga Singapuri ma jõudnud. Et see oli küll rattapüksi, mis nagunii kuluvad ära ja mõned sellised muud vidinad, aga ma ütlen niimoodi, et ma komplekteerisin selle varustuse ikkagi sellisel valmis, et sellega ma teen selle tiiru peale, võib-olla kusagil midagi täiendan, aga mul ei läinud vaja täiendada põhimõtteliselt mitte midagi. Sest siin rattal töötas kõik, mis ma kaasa võtsin ja võib-olla mõni asi kulus ära lihtsalt nagu füüsiliselt, aga midagi uut juurde vaja osta polnud. Mul on praegu tekkinud suur huvi teada saada, mis sul nendes rattakottides on. Ma tegelikult tean, et sa ratast peale reisi ei ole pesnud, see on samas seades ja ma just mõtlen, et äkki su varustus on ka peale reisi jäänud suurest tüdimusest samadesse kottidesse. Ei ole, aga vaatame siis. Siin minu kõige sellisem olulisem kott oli tegelikult see samane ees, siin mul olid dokumendid. Lisaks ma näitan ära ikkagi selle vidina, mida paljud on küsinud, kas kõige rohkem on küsinud seda seadet. Et selle asja nimi on Taser 2 ja see oli mul koerapeletaja, mida ma kasutasin väga palju kordi ja tänu selle seadmele ei rünnanud mitte ükski koer. Ja see on väga kasulik vidin. Ja siis on veel siin näiteks loomulikult on
vaigupulk, veekindad, tormitikud, igaks juhul, kui ma peaks kusagile kukkuma koos rattaga ja see kott on mul läheduses, siis ma ikkagi saan endale teha kas või sooja nii, et mul jalaluud on puruks, aga ma jään ellu. Aga toidu tegemiseks sa ikkagi kasutasid kaasa võetud pliiti, mitte ei läinud nii lihtsalt lahendust mööda, et hakkad lõkkepuid igalt poolt otsima? Ja loomulikult siin, ma vaatan, mis mul siin kotis on. Palun väga. Veepuhastusseade, väga lihtne oli sellega igal juhul opereerida. Paned vette, siit siis kas imed või siis paned pudelisse see sama vee, aga ma kasutasin muideks väga palju, oli siis Primuse, olemustatiiv. Primuse Omnifuli siis pliiti ja selle puhul on üks meeletult suur pluss. On see, et siia pudelisse sa võid panna põhimõtteliselt ükskõik millist kütust. Et ma kasutasin isegi paar korda diislit, kuna mul siis white spirit oli otsa saanud, sa vahetad alla küll otsiku ja kuidas ma ütlen, see on nagu selline Mersu 190, mäletad, sellised mudelid, mis töötab iga kell, isegi toiduõliga. Et see oli mul selline minu selline köögipliit. Kõik need kadunud Mersu 190 on täna Mauritaanias. Just nimelt. Ja siis oli mul kaasas selline kausikene, kus ma oma putru tegin iga hommiku, mille sisse ja siis oli loomulikult selline vee keetmise jaoks oli, näitan kohe selline hea, selle originaalne, siin on pott ja mis selle puhul oli see, et tegelikult saab kasutada seda väga edukalt ka väikese minipliidina, et siia ühe selle pannina, ühe muna pann või ühe pannkoogi pann, väga lahe. Et see oli selline hästi lihtne, rohkem pole vaja, sul on vaja pliiti, kaussi, riistasi, millega süüa ja potti ja kõik on olemas. Kas toidu tegemise vee vedasid endaga kaasa, filtreerisid koha peal või panid nii, nagu tuli? Mul oli kaasas üldjuhul ikkagi siin kaks sellist joogipudeli hoidjat, alumine, mis siin all on, oli lisa Primuse kütuseballoon. Ma kasutasin ikkagi väga palju seda vett, mida ma sain kusagil jõgedest võtta, sest söögi tegemise jaoks keedad läbi ja töötab igal juhul. Et selle koha pealt ei olnud mitte mingi probleeme selle köögiga, vähemalt küll mitte. No nii, mis meil järgmistes kohtades on? Vaatame siia. Ja ise ka ei tea täpselt. Ahaa, siin on, ja muidugi, palun väga. Ja nagu ma ütlesin, siis ma sain voolu küll päris palju ratta pealt, aga mul oli päris palju selliseid hetki, kus oli lauspäike ja mida ma tegin tavaliselt selle, ma panin selle päikesepaneeli, panin siia ratta peale, oli ta mul vahetevahel ka siin taga, siis selle koti peal ja siin on ilusti olemas otsad, on USB otsad, 2 tükki ja said ilusti ära tankida selle telefoni või GPS-seadme, vaata, mitu volti see on üldse. Ma tean, et ta on IPX6. Ühesõnaga, küsige täpselt, mina ei tea täpselt, mitu volti see oli. Aga vähemalt ta ilusti sai siis telefonile sai selle üks power ära anda ja mul oli tihti oli olukord, kus siis telefoni GPS-kaart hakkas saama otsa ja siis ma panin selle naks siia külge, sõitsin niimoodi ja andis ilusti voolu külge. Sa enne paari sõnaga mainisid dünamot, mis sul siia rattarummu sees on. Ja. Kas see laadimiseks ei sobinud või selle sisse lülitamine tõstab töötegurit? Ei, tegelikult töötab kogu aeg. Et see dünamo on siin ratta keskel näha, aga mul oli see, et ma mõnikord laadisin samaaegselt ka siis GoPro'd, fotoaparaati ja edasi, et mul oli mitu erinevat laadijat, oligi siis korral käsi, et see mini-USB laadija ots on siin samas selle otsa peal. Nii, vaatame edasi, mis mul siin on, võtame tagumised kotid. Ja täiesti hämmastav oligi nende kottide vastupidavus, et mul oli ainult ühe korra, kus mul iseenda lolli vea tõttu tuli väikene auk sisse ja ka kiire parandus ja töötas ideaalselt. See kott on minu kodu.
siin on kõigepealt on siis Thermaresti täispuhutav madrats ja muidugi selle madratsi puhul on sama asi, et sa võid leida endale ülimalt raske madratsi, aga mina kasutasin Thermaresti madratsit, kuna selle täispumpamine, vaata paljud on harjunud sellega, et ma puhun täis, aga siin on selline kott ja selle koti tõmbad õhku täis ja surud selle õhu ideaalselt siia sisse. Järgmisena on siis seesama minu kodu MSR-i Hupa NX telk ja muidugi, mida väga paljud teevad, ka minu sõbrad on teinud valesti, et nad panevad selle telgi küll maapinna peale, aga mida ma avastasin, on ikkagi seesama telgi aluskate, et ma panen selle telgi aluskatte, on see mudane, on see must ja panen siis telgi omakorda selle aluskatte peale, et mul telk jääb ikkagi puhtaks ja seda aluskatet ma saan alati pesta või ka vajadusel hiljem välja vahetada, nii et telgil alati aluskate. Kasutan ise sama telki, küll natuke suuremat, 3 inimese oma. Ja mina olen avastanud seda, et halva ilmaga saab telgi sellesse samasse alusesse kohe kinni rullida. Nii et ütleme, peale jäänud vesi ei voola kohe kuskile katusepoksi. Ei, seda, et mul see telk oli aegade märg, siis ma sõitsin, ma pakkisin ta lihtsalt oma kotti ära ja kui oli juba kuivam ilm, ma võtsin telgi välja, jooksin mööda põldu ringi, sain telgi kuivaks ja siis juba oli kõik väga hästi. Et seda küll, et mul telgi, märja telgiga läksin magama, oli võib-olla 2-3 korda. Ja teine hea asi, mille eest ta kaitseb, on see, et kui sa vihmase ilmaga hakkad juba telki üles panema, siis tegelikult seda ilusat telgi põhja kohe sinna mudasesse või kruusasesse pinnasesse ei tahagi suruda, et see vahekiht telgi säilimise mõttes on suureks abiks. Ja muidugi siis seda, et ega vihmaga ma ööbisin mitu korda ka bussioote paviljonis. Ratas on kõrval ja mis on ikka. Ja siis loomulikult on hästi ülikerge magamiskott. Et tegelikult ega sul koduks rohkem pole vajagi, kui on magamisalus, magamiskott. Ma kasutasin tegelikult ka siis kookoni siid magamiskotti ja no see on pigem ta on lina, et ta oli selline mugav, et sa ei maga lihtsalt paljalt. Aga üks asi veel. Ja ma rääksin sellest, et juhul, kui ma peaksin kusagil kukkuma ja olen olukorras, kus mul on vaja kiiresti saada sooja, siis oli kaasas mul ka selline, ta on siis foolium, pääste selline magamiskott või isegi kuidas nimetada, tasku. Ehk et tegelikult ma võtan selle lahti ja ta ongi mõeldud elu päästmiseks ja poed seal sisse, sinu enda keha soojus jääb alles ja oli selline päästevariant, et ma igaks juhuks võtsin selle kaasa. Ma korra küsin siia vahele, et kui oluline see on, millise varustuse, millisesse rattakotti pakkida? See on kaalu küsimus, et ma pidin ikkagi tegema nii, et mul ratas oleks balansis, ma kaalusin enne reisi kõik kotid ära, enam-vähem tõstsin ümber, midagi panin teise kohta, tegin mingid ristsüsteeme, aga lõpuks ikkagi kujunes välja see, et kus kohas on mul raskem osa, kus on mul kergem osa ja see tegelikult mõjutas ka alguses seda juhitavust, et kui ma hakkasin ikkagi pidurdama, siis ma tundsin, kas mu see ratas läheb nüüd käest ära, kas esiots hakkab kuhugi ära minema ja muidugi näiteks mäest alla laskudes, kui sul ikkagi on üks pool on raskem ja hakkab kohe vibama, et seda juhtus paar korda, kus ma natuke panin vett ühte kohta rohkem kui teise kohta. Mis ma veel unustasin rääkimata sellest rattast veel. See ratta üks kõige olulisemaid osi oli ka see sadul. Et kui klassikaline on väga moodsad keelsadulad, siis see on kõige harilikum nahksadul, Inglismaa firma Brooks ja selle sadula eelis on just nimelt see, et kui ma sõidan nädal aega, siis see sadul võtab minu tagumiku kuju. Ja kui sina lähed sõitma, siis ta natuke aega sõidad, on ta pärast sinu tagumiku kujuga ja see oli ülimugav. Nahksadul, väga mugav. Vaatame edasi. Siin viimases ma olen võtnud kaasa riietust ja paljud rattamatkad on sõitnud ka tavaliste lühikeste pükste ja T-särgiga, võtame Uhhutuur näiteks, siis mina läksin ikkagi seda teepidi, et ma lasin ikkagi teha endale rattariided ja korralikud rattariided pidid
olema ja just nimelt rattapüksid ikka samade pehmendustega, et see oli see, mis väga palju müüs. Ja õhtuti, kui sul päeval on ju soe, sa teed ise ka kõrbes, päeval on 30 kraadi ja öösel võib olla sul vabalt -3 näiteks, siis oli minu selline kõige armsam oli seesama väike pakk, aga siis vaude sulekas, mida tõmban peale ja see andis mulle väga palju sooja. Just nimelt need õhtused osad, kuna sul keha on tegelikult kulutanud väga palju energiat ja sa nüüd tunned seda, et nüüd on vaja mul ikkagi see energia endal mingil moel taastada. Ma küsin ikkagi siia vahele selle, et mis on nende spetsiaalsete rattariiete eelised? Tavalise T-särgi asjad, kas ta lihtsalt kuivab kiiremini, haiseb vähem, kestab kauem? Kusjuures haiseb küll vähem, ta haiseb vähem, kuigi, ja muidugi on see, et ta kuivab kiiresti, aga elus esimest korda ma tundsin see rattareis, et ma haisen. Mõnedki korrad, kuna ma üritasin pesta ennast selline minimaalselt nädalas korra, alati ei õnnestunud, ja siis ma tundsin, kui ma lähen telki, siis vaata, kui soojas kliimas sõidad, su keha on kleepuv, aeg-ajalt on nii, et ma lähen magamiskotti ja öösel ma keerasin koos magamiskotiga, kuna keha kleepus magamiskoti külge kinni. Ja ma mäletan väga hästi ühes USA perekonnas, kus ma läksin ööbima. Nad võtsid mul vastu, ma teadsin, õhtusöök on tulema, siis naine tuleb ukse peale vastu, teretama, ütleb, et mine esimesena pesema, et oleks vähe mõistlik. Elu on muidugi õpetanud, et sellel hetkel, kui sa tunned, et sa ise haised, siis oled juba 5 päeva haisend. Ja just nimelt. Ja siis väga olulised minu 2 rattasõidu jalanõud, siis kinnine Shimano rattasandaal, mis on siis klipiga. Sellega ma sõitsin tegelikult ainult alguses ja lõpus, aga minu enamus reisi möödus nende Shimano sandaalidega, mil on klipid all, õhk käis läbi ja üli head olid, et siin lihtsalt läheks väga soe kliimaga, jalg läheb ummuksisse ja endal ebamugav lihtsalt olla. Nii, mis sul siin veel on? Ega siin väga palju rohkem asju pole, et see kõige kummalisem on see, et sa mõtled küll, et 50 kilo, et mida sa kõik siis selle 50 kiloga kaasa võtad, aga tegelikult ainuüksi juba vesi on ju 3-4 liitrit kaasas, toit, siis ratas ise kaalus selline, ratas on 15 kilo pluss-minus siia-sinna, sõltub, et mis sul lisavarustus siin peal on. Ja sul koguneb, muidugi oli mul kaasas lisaks veel läpakas, fotoaparaat 3 objektiiviga, GoPro, mida ma kaasa võtsin, aga mille ma andsin Poolas ära, operaatorid, TV3 operaatori oli droon. Minu kindel soov ja mõte oli see, et ma teen sellest reisist, võtan kõik üles, aga nagu sa isegi tead, videograafina, mõnikord on väga keeruline ise ennast üksinda filmida. Ja rattareisil eriti on see, et sa mõtled, väga ilus serpentiin, et tulen, sõidan rattaga alla, sealt keegi filmib. Aga kes see filmib? Ma pean minema alla, panema selle GoPro sinna üles, nüüd liidun üles, nüüd sõidan alla, aga seda väga keeruline teha ja drooniga mõtlesin ka, et väga hea võtan drooni kaasa, saadan ennast drooniga. Aga see 2,5 kilo, liiga palju. Droon saatis sind kuni Poolani ja siis läksid teie teed lahku. Siis läksime teed lahku. Aga nagu ma ütlesin, tegelikult selle rattareisi puhul see varustust on, valikuid on nii palju erinevaid. See, mida sa tegelikult valid endale kaasa, sõltub väga palju sinu isiksusest, mida sa pead enda jaoks mugavaks, mida mitte, mida sa ei taha igapäevaselt kasutada, võid nagu saata ette, nagu sa just eelnevalt kirjutasid. Aga mõned sellised, ütleme nii, et tänapäeval on matkamine väga populaarne ja matkavarustus sa saad ikkagi täiendada suurlinnades ülimalt lihtsalt. Et sama asi, kui sa lähed ju, ütleme, Aasiasse puhkama, sa ei pea võtma kaasa seda 3D-särki, sest sealt sa ostad endale ju euroga D-särgi. Et see oli varustuse koha pealt, ei ole väga keeruline seda hankida. Küsin siia lõpetuseks selle, et selle reisiga läks nagu läks. Midagi pole teha. Elu on nii, nagu elu käib. Mis edasi? Kas kipitab? Ma ütlen see nii palju, nii nagu ma eelnevalt mainisin, ma panin ta pausile.
ma teen selle reisi ära mõne aja pärast. Ütleme nii, et teatud perekondlikud sündmused lükkavad edasi seda kõike, aga ma teen selle ära ja täna ma võin öelda sulle väints ühte. Ma teen, kui see rattaosa on tehtud, ma teen ümber maailma ka tsikliga. See tuleb. Anna siis märku. Anna märku.